väga Tere, hästi. head Eesti raamatusõbrad üle ilma. Ma soovin kõigile õnne meie Eesti raamatu pika ja auväärse 5 sajandi pikkuse ajaloolise tähtpäeva puhul ja küsin, kas te teate, miks me seda arvestame just nüüd 500 aastat, 1525, mitte 1535 ehk 490 aastat, nagu me kõik ülikoolis õppisime, et see oli Eesti esimene raamat Vanrad Kõlli katekismus 1535, et see oli seni teadaolevalt kõige vanem, aga nüüd 58. aastal selgus, et leiti veelgi üks vanem teade, mitte see trükis ise, vaid teade seni tundmatute Liivimaa, Läti ja eestikeelsete trükiste kohta Saksamaal ja need olid siis teated 1525. aastast, nii et tegelikult keegi ei ole seda Eesti ega Läti ega Liivi esimest teadaolevat trükist oma silmaga näinud, selle kohta on ainult teated ühe Saksa Lübecki toomdekaani Johannes Brandesi päeviku sissekannetes. Nii et praegu toetume väga õrnale ajaloolisele tunnistusele, et sellised trükised olid olemas, aga päris paberil trükitud raamat on ikkagi Vanrad Kõlli 1535 katekismus, nii et see kõik on suhteline ja üleüldse 500 aastat on ju tegelikult sellise vana rahva puhul nagu Eesti väga lühike periood. Tsiteerin siinkohal Ando Runnelit. Üks väga vana rahvas, kel muldne tarkus suus, meid teretas aegade tagant ja ütles me olla uus. Ja ütles me olla elus, me päevad olla veel ees ning seda õnne kuuldes meil olid silmad vees. Sest tegelikult Kunda kultuurist lähtudes me võiksime eestlastena rahvana olla umbes 10 000 aasta vanused, nagu arheoloogid kinnitavad, ja Narva kultuuri alusel oleme kindlalt olemas 5000 aasta vanuselt. Antropoloogiliselt oleme välja kujunenud hiljemalt 2. aastatuhande alguseks ja geneetikute, Eesti Biokeskuse geneetikute andmetel on eestlaste praegune geneetiline taust püsinud enam-vähem muutumatuna juba rauaajast alates. See tähendab 2 kuni 2500 aastat. Nii et võime olla siis 2 kuni 10 000 aasta vanune rahvas. Kas me siis juba suhtlesime, kas meil oli juba keel? See on nüüd järgmine küsimus, kui enne kui kirjanduse juurde jõuame, kui vana on meie identiteedi kese eesti keel. Keeleteadlased kinnitavad, et eesti keel kujunes iseseisvaks keeleks umbes 2. aastatuhande esimesel poolel, siis kui Läänemere Soome algkeele hõimumurded hakkasid lähenema, eelkõige Põhja-Eesti ja Ugala murre ehk Lõuna-Eesti murre. Nii et võime julgesti öelda, et eesti keel on vähemasti 1000 aastat vana. Nii et see 500 aastat Eesti raamatu teadet on sellel poolel teel. Me oleme tegelikult palju vanemad ja missugune kultuur oli siis suuline kultuur enne seda. Niisiis veelgi vanem on meie rahvaluule ja kuigi selle üleskirjutamist alustati ju alles süstemaatiliselt 19. sajandi keskel, siis need muinasjutud, muistendid, mõistatused, kohapärandilood on kindlasti tuhandeid aastaid vanad ja rändasid rahvaste rändamisega suust suhu ja võisid ka liikuda ühest keelest teise. Nagu me teame, siis Eesti Rahvaluule arhiivis on säilitatud praegu 1,5 miljonit lehekülge käsikirjalisi rahvalaule,
üle 60 000 foto, ligi 200 000 helisalvestist, 1600 videolindistust ja kogu sellele kogumistööle panid aluse meie kirjandusloo klassikud Kreutzwald ja Jakob Hurt, kes siis lõid esimest korda võrgustiku rahvaluule kogumiseks üle maa ja see suulise pärandi, suulise rahvaluule, mis on ka kirjanduse üks liike, selle töö kogumine on tegelikult jätkunud tänaseni. Ja kõik Tartu Ülikooli Eesti filoloogia tudengid, ka mina, oleme käinud rahvaluule praktikal suulist pärimust kogumas. Ja kui mina noore tudengina 60. aastate lõpus käisin Võrtsjärve ääres Rannus rahvalaule ja ütlemisi kogumas, siis ma sain sealt eluaegse õppetunni, kui jahmatavalt lopsakas ja rikas ka roppustest võib olla eesti keel. Mina ei olnud 18-aastaselt küll selliseid väljendeid ja laule varem kuulnud ja pärast seda kogemust pole mind küll kerge eesti keeles ehmatada mitte mingite väljenditega. Need kõik kuuluvad Eesti rahvalikku keelemahla ja praegugi Eesti rahvaluule teadlased Tartu Ülikoolis ja kirjandusmuuseumis Tartus koguvad seda rahvalikku keelemahla muuseas just netiavarustest ja nendest lõpututest kommentaarijõgedest. Nii et nagu öeldud, on Eestil üks maailma suuremaid rahvaluule kogusid, mis on siis meie kirjandusliku pärandi aluseks, mille põhjal siis Kreutzwald lõi meie Kalevipoja, aga täpselt sama väidavad ka näiteks iirlased ja lätlased ja leedulased, kellel on arvuliselt ka umbes sama suured folkloorikogud, hiiglaslikud, kui mõnede suurte rahvastega võrrelda. Aga kuna meie rahvaarv on nii palju nendest väiksem, sellepärast võime kindlalt küll uhked olla, et Eesti on rahvalaulu maailmameister ehk ühe eestlase kohta oleme loonud ja üles kirjutanud kõige rohkem rahvalaule maailmas. Nüüd küsin küsimuse, kes kirjutas üle 200 aasta tagasi sellise värsi eesti keele kohta? Kas siis selle maa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida? Kas oskab keegi öelda, kes võis seda kirjutada? Kristjan Jaak Peterson, väga tubli. Ta oli 17-aastane nooruk, kui ta seda kirjutas 19. sajandi alguses 1818. Kuigi oli sündinud Eesti isast ja Läti emast ja saanud täielikult saksakeelse koolihariduse, siis just tema esitas esimeses eestikeelses luulevormis selle eksistentsiaalse küsimuse, et kas siis eesti keelel ei või olla samad kõrged eesmärgid kui suurte rahvaste keelel. Eeskätt muidugi ta toona pidas silmas saksa keelt, mis oli tollal teaduse ja kirikukeel ladina keele kõrval. Meedia oli seda kuulama. Kas ometi kellegi mikrofon on sisse lülitatud? Ometi see luuletuskuu, Kristjan Jaak Petersoni luuletuskuu ei ole esimene teadaolev eestikeelne kunstluuletus, erinevalt siis rahvaluulest. Kunstluuletus on see, kelle autor on teada ja kelle autorid püsivalt siis seotakse tekstiga, erinevalt siis rahvaluulest, mis reeglina on anonüümne. Selleks on hoopis esimene teadaolev eestikeelne kunstluuletus on hoopis üks pikk 32 salmiline lõuna-eesti keeles
kaebelaul Oh ma vaene Tardoliin, mis algul levis ainult rahvasuus ja esimene üleskirjutus pärineb aastast 1714 ja selle laulu autor on teada, see oli Käsu Hans, kes oli Puhja köster ja õpetaja ning samas ka siis luuletaja. Ja see kaebelaul räägib siis Põhjasõjas Vene vägede läbi sündinud kannatustest Eesti rahvale. Ja seega me võime öelda, et esimene eestikeelne pikem luuletus on enam kui 3 sajandit vana ja see pandi kirja ligi enne Kristjan Jaagu seda keeleküsimust, et kas siis Sellemaa keel laulutuules ei või taevani tõustes üles igavikku omale otsida. Samuti on minult tihti küsitud, millal väljendati esimest korda Eesti riikluse mõtet eestikeelses trükisõnas. Kes oli see luuletaja, kes esimest korda kirjutas, et Eestis võiks olla oma riik? Kas keegi oskab öelda? Oli see Juhan Liiv äkki? Ja Juhan Liivil on selline luuletus tõesti olemas, mis on kirjutatud 1905 revolutsiooni sündmuste mõjul. See on 12 salmi luuletus Kas näitad ja nõnda on lugu ka Eestis ja nõnda on elu kiik. Ükskord kui terve mõte, ükskord on Eesti riik. Ja nii õppisime ka meie ülikoolis, et Juhan Liiv oli esimene, kes Eesti riiklust nii-öelda kirjasõnas kirja pani, aga ajaloolane, nagu ikka ajaloolased tuhnivad ajalooallikates ja ajaloolase Küllo Arjakase hinnangul võis see tegelikult sündida veel palju varem, nimelt aastal 1882, niisiis 36 aastat enne Eesti Vabariigi tegelikku sündi. Ja see oli Andres Tiido, kes pani kirja Eesti sõjalaulu ja seal on kirjas sellised read, katkend siis Andres Tiido sõjalaulust, sest Eestimaa on meie hüüd, nüüd orjaunest ärkame ja ühes sõtta tõttame, sest Priius läigib meie eel ja Eesti vabat riigi peal. Nii et see Eesti Vabariigi nimi on juba Andres Tiido luuletuses 36 aastat enne, kui Eesti riik tegelikult teoks sai. Mis puutub nüüd Juhan Liivi, siis minu jaoks oli just tema meie esimene Isamaa luuletaja, kui ma noore tüdrukuna veel mitte keskkooli jõudnud, vaid ütleme 5.–6. klassis lugesin neid Juhan Liivi luuletusi ja sain teada, et tema erakond on eesti keel. Need olid nii lihtsad ja sügavad ja tundlikud minu jaoks, et ma hakkasin tema mõjul juba ise 13-aastaselt luuletama ja süvenesin kirjandusse ja sain varakult suureks lugejaks, nii et minu äratajaks oli nagu Juhan Liiv, kuigi Eesti ärkamise ajal olid ju hoopis teised varasemad kirjanikud. Ja teine kirjanduslik isiklik mälestus, mis ma tahan öelda, mis mind väga inspireeris teismelise tüdrukuna, oli ka kusagil 9. klassi vanuses, kui ma lugesin Soome kirjaniku Aleksis Kivi 7 venda, Friedebert Tuglase võrdlemisi keerulises stilistilises tõlkes. Ja juba siis mul sündis see mõte, et see ei saa ju olla päris nii, et ma tahaksin lugeda seda originaalkeeles, soome keeles. Ja läksingi 9. klassi tüdrukuna keeltekooli soome keelt õppima, et lugeda seda 7 venda originaalkeeles ja tõepoolest see originaalkeele mahlakus ja rahvalikkus, soome keele rahvalikkus ei tule päriselt sealt Tuglase peenest stilistikast nii hästi läbi, et tundub, et nagu Tuglas ei
tundnud ikkagi eesti rahvakeele mahlakust nii hästi, kui seda tundis soome keele mahlakust Aleksis Kivi. Ja hiljem ongi muide Aivo Lõhmus on tõlkinud 7 venda uuesti eesti keeles ja minu meelest see tõlge on lähedasem Aleksis Kivi originaalile. Nii palju siis isiklikust kirjanduslikust ärkamisajast, et heal kirjandusel on eriti noores eas väga suur vägi mõjutada inimesele ja avada uusi maailmu ja mõttekosmoseid. Nii et kokkuvõttes sellele sissejuhatusele ütleksin, et võime julgesti öelda, et kogu Eesti idee, kogu eestluse identiteet on sündinud ja kujunenud ja kasvanud just eestikeelse kirjanduse ja eeskätt luule abil ja et luuletajad on just meie kultuuris olnud need, kes on selle Eesti idee kandjad ka tänapäeval läbi kõigi viimaste sajandite põlvkondade. Alates nimetagem siis 19. sajandi keskel ja teisel poolel ärkamisaja inimesi, kelle kirjutamiste läbi Eesti rahvas sai endast teadlikuks nagu Pärnu Postimehe esimese eestikeelse ajalehe rajaja Papa Jansen oma rahvalike juttude ja artiklitega ja siis tema tütar Liidia Koidula oma südamlike isamaaluuletustega, mida me tänapäevani laulame ju laulupidudel ja kooliaktustel ja vabariigi aastapäeva aktustel. Siis Sakala ajalehe toimetaja Viljandimaal tegutsenud koolmeister Karl Robert Jakobson, kelle nimelises koolis ma õppisin Viljandis ise keskkoolis. Siis ametilt arst, aga harrastuselt meie rahvaluule vääristaja Kalevipoja eepose looja Friedrich Reinhold Kreutzwald. Kõik need kinnitasid ja kinnistasid siis meie Eesti rahva identiteeti 19. sajandi teisel poolel kõigi oma kirjatööde, artiklite ja ka esinemistega. Kui küsime, et mis siis teeb Eesti kultuuri ja kirjanduse nii eriliseks maailma rahvaste kirjanduse võrdluses, ma olen ametilt hariduselt võrdleva kirjandusteaduse doktor ja meile meeldib võrrelda, sest võrdlus annab alati mingisuguse sügavuse ajalise või tunnetusliku sellise mõõtkava, siis ütleksin, et viidates Valdur Mikitale, Eesti semiootikule, kelle suurepärases esseekogus lingvistiline mets on kirjutatud, et kuidas tänapäevane maailm otsib palavikuliselt neid viimaseid riismeid kultuuri ja keele saartest, neist metsiku looduse ja rahvuskultuuri rohelistest täppidest, mis maamunal veel alles on selles üleilmastumise ehk globaliseerumise voolu keskel ja tema leiab just seda rohtu, seda ainulist ja originaalset rohtu Eesti metsast ja niidult ja Eesti kirjanduse looduslähedusest ja hindab just seda võimalikku perifeersust, seda väikest ja seda haruldast, mis annab nagu edasi, nagu meie kirjandus, nagu meie luule, neid vaikusi ja varje ja pooltoone ja hämarust ja salapära ja aimdusi. Ja eestlase mõttemaailmas, sealhulgas kirjanduses, on palju tugevamalt säilinud see loodususk, looduse tunnetus, võime ka öelda, et panteistlik tunnetus, see animism, mis on meile kõigile omane, kui me läheme marjule või seenele või kui kallistame oma lähedast puud. Ja see ei pea mitte toimuma ainult Eestis. Kui ma olen olnud Kotkajärve metsaülikoolis tosin aastat õpetanud, siis seal on ju ka Eesti hiis ja ma usun, et küllap on teistelgi maailma eestlastel oma lemmikpaigad, oma jõekäärud ja oma Kotkajärved ja Lakewoodid ja
ja teised paigad, kus te olete midagi sarnast leidnud Eesti loodusega, et just see looduse tunnetus, seda oleme säilitanud ka Eesti kogukondades ja see lähedus loodusega ja see maagiline mõtteviis, nimetatud on seda ka mütogeograafiliseks kalevaks, mida me oleme suutnud endas säilitada, siis nagu maailma teised põlisrahvad on seda suutnud, kes ei ole saanud oma riiki, kes ei ole jõudnud nii kõrge tsivilisatsiooni astmeni, et on emakeelne kõrgharidus üle 100 aasta kestnud nagu eestlastel. Nii et Mikita võrdluses oleme me samasugune ajaloolises mõttes, semiootilises mõttes on Eesti kirjandus ja Eesti kultuur samasugune kõrgkultuuri areaal, nagu seda oli maiade või Vana-Hiina või hindu kultuur, mis on ka ju tuhandeid aastaid vana. Ja miks see nii on sündinud, miks see eriline areaal, see ala on just siin Eesti alal toimunud, on see, et siin on läbi sajandite toimunud kultuuride kokkupõrge, see süntees, et selles mõttes me oleme nagu ühe Tõnu Õnnepalu väga hea romaani Piiririik põhjal, me oleme igipõliselt piiririik olnud eri kultuuride vahel, nii tõlkepiiril kui ka kultuuride lääne ja ida, soome-ugri ja slaavi kultuuride piiril. Ja Mikita kirjutab, et Eesti kultuur on kuidagiviisi suutnud ära lahendada meie arengu ühe peamise paradoksi, et me võime lakkamatult muutuda ja samas jääda ikkagi iseendaks, kui kaua on meid ju okupeeritud ja kui kaua on meie üle valitsenud teised kultuurid ja ometi me oleme säilitanud oma selle metsa minemise, iseolemise ja eestlaste selles vanas ütluses on, et ära aja tühja hullu juttu, on Mikita sõnul pääsetee tuleviku tsivilisatsiooni, et me oleme piisavalt sellised piiripealsed hullud, et me jääme ellu ükskõik kui suur see väline surve on. Kuidas siis kaasaegses kirjanduses näiteks on üks tippteoseid, mida on palju tõlgitud, on need Andrus Kivirähki romaanid nii-öelda ka toetuvad kaasaegsele folkloorile ja vanale folkloorile, need ussisõnad ja metsavaimud ja hiiekivid ja kõik need on märgid meie kultuuri heast tervisest ja ma olen ise mitu esseed aastate jooksul kirjutanud sellest, kuidas maailma kultuuri mõju uurivad institutsioonid on tähele pannud, et see Eesti väike kultuur on tegelikult väga suure mõjuga just sellepärast, et meie enda see sisemine kultuuri tõhus immuunsüsteem on nii tugev ja et siin on endiselt võimalik, et sünnivad uued tähendused ja uued ideed ja elab see loovus. Ja Mikita kannustab meid just mõtlema rohkem hulle mõtteid ja liikuma seal mõttemaailmades piiri peal, julgelt laenata sisse asju ja rikastada oma vaimuilma võõraga, mitte sulgeda ennast selle ees, et meil ei ole ohtu, kui me oleme sisemiselt nii tugevad, et me lamestuksime ja triigiksime siis ühetasaseks Pan-Euroopa kultuuriks. Nüüd tulles tagasi ühe hästi suure erijoone juurde, mis on eriline Eesti kirjanduses, on olnud läbi 2 viimase sajandi see, kuidas üheski maailma kirjanduses, mida minul on õnnestunud oma mõne keele oskusega tabada, on see, kui eriline on meil olnud just naisluuletajate vägi ja keskne mõju igale põlvkonnale. No alates 19. sajandist Liidia Koidulast ja Anna Haavast, kes sõnastasid just selle ajastu nagu hinge sõnumid, siis
20. sajandi esimesel poolel Siuru printsess Marie Under, kelle loomingule ma olen 20 aastat oma elust pühendanud ja doktoritöö kirjutanud. Ja siis Arbujate kirjanduspõlvkonna tähtluuletaja Betty Alver, legendaarne Betty Alver, Tartus eluaeg elanud. Teise maailmasõja järel tippnaisluuletajad, kes sõnastasid need läbi Saksa ja Nõukogude okupatsiooni surutise ikkagi vaimse vabaduse luulet olid Kersti Merilaas ja Debora Vaarandi. 20. sajandi lõpukümnenditel olid need tähtluuletajad, naisluuletajad Viivi Luik ja praegugi veel võimsalt loov Doris Kareva. Viivi Luik on kahjuks läinud rohkem proosa peale, kuigi ta minu meelest peamine panus ikkagi on nagu 70. 80. aastate luule. Siis silmapaistev punkluuletaja Merka ehk Merle Jääger näitlejanna. Ja nüüd tänapäeval 21. sajandi alguse luuletajad, kes võimsalt mõjuvad ka rahvusvahelistes tõlgetes nagu Kristiina Ehin ja Triin Soomets. Ja päris uusima luule naistähtedest tõstaksin esile kindlasti Maarja Pärtna ja Anu Kree viimaseid luulekogusid, väga liigutavad tänapäevased ja sügavad luuletajad. Kordan veel kord siis neid uusi nimesid, kes praegugi loovad. Kristiina Ehin ja Triin Soomets, keda soovitan, ja Maarja Pärtna ja Anu Kree, kes tõesti mõjuvad Eesti kirjanduspildis silmapaistvalt ja sõnastavad just seda tänapäevast ajastu tunnetust. Kuidas ma üldiselt hindaksin tänapäeva Eesti kirjanduse seisu? Esmalt küsin, et kas te olete kunagi üldse mõelnud, kui palju on aegade jooksul eesti keeles raamatuid ilmunud siis selle 500 aasta jooksul, tegelikult muidugi 200 viimase aasta jooksul peamiselt. Keegi kindlasti ei oska seda peast öelda, sest see arv ju kasvab kogu aeg, aga selle numbri saame me Eesti rahvusbibliograafiast, Eesti rahvusraamatukogu koduleheküljelt ja see muutub kogu aeg. Esimene selline nimekiri valmis muide juba 200 aastat tagasi, 1830. See oli Johann Heinrich Rosenplanter, kes luges üle siis teemade kaupa ja pani nimekirja kokku, siis aastal 1832 oli selles eestikeelsete raamatute nimekirjas 384 raamatut, 200 aastat tagasi, juhin tähelepanu. Ja nüüd siis Rahvusraamatukogu digilabori andmetel on tänaseks üle, see on siis 1000 korra rohkem, ehk siis üle 300 000 raamatu, 3313, 565 oli viimane arv, mis ma seal nägin, aga nagu te teate, siis eestikeelseid raamatuid ilmub praegu 3000–4000 aastas ja see on ka jälle omakorda 10 korda suurem arv, kui see oli Nõukogude ajal. Nõukogude okupatsiooni ajal ilmus umbes 300 eestikeelset raamatut aastas, siis vabas Eestis see arv on kasvanud 3000–4000 000-ni. Ja vähemalt pooled need raamatutest on kättesaadavad ka e-raamatutena ja väiksem, kuid kogu aeg kasvav osa on kättesaadavad ka audioraamatutena. Ja kui Eurostat viis mõni aasta läbi ühe uuringu, kus vaadeldi Euroopa riike, siis selgus, et Eesti inimesed on ikka tänini ühed suurimad, maailma suurimad raamatuarmastajad. Meist 15% veedab lugemisega peamiselt oma vaba aega ja see oli kõige kõrgem protsent teiste rahvastega võrreldes. Ja me ületasime siin ka Soomet, Soome on meile üsna lähedal. Ja samuti on ajakiri Social Science Research
kajastanud uuringut, mille põhjal selgub, et eestlaste koduraamatukogu on üks maailma suuremaid. Keskmiselt on eestlaste kodudes raamatuid 218, see on siis keskmine. On ka neid, kellel on 10 000 ja on ka neid, kellel on 17 000 raamatut kodus. Minul endal on mitu korda olnud vähemalt 3000 ja jälle olen kolinud ja hakkan otsast peale. Aga näiteks võrdluses jaapanlastel on see arv siis 102 ehk poole vähem ja sakslastel 151 ehk natuke meile lähemal. Ja üldse Rahvusraamatukogu andmetel on meie Rahvusraamatukogu bibliograafias ligi 30 miljonit raamatut, kuid tänaseks on see arv tõenäoliselt veelgi suurem. Et kuidas siis sellest kohutavast miljonitest raamatutest leida endale see sobiv Eesti raamat? Kui me elame välismaal, eestlased, siis on tähtis teada, et e-raamatuid saab mitte ainult osta Rahvaraamatu või Apollo poodide veebilehtedelt, aga neid saab ka laenutada, kas tasuta või väikse tasu eest. Näiteks selliselt veebilehelt, ma loodan, et mõned on sellega juba tuttavad, selle nimi on Mirko ehk Minu Raamatukogu, e-laenutus, Mirko e-laenutus, Mirko e-laenutus.mirko.ee, Mirko, kui te Google'isse panete Mirko või Minu Raamatukogu, siis see tuleb sealt välja. Ja see on võrdlemisi uudne taskuraamatukogu, mille kaudu on võimalik siis laenutada paberraamatuid raamatukogudest Eestist, aga ka rahvusvahelise vahetuse kaudu on Eestis olles võimalik neid tellida pakiautomaati või kulleriga koju, aga välismaeestlastele pakub Mirko siis võimalust lugeda ja kuulata e-väljaandeid. Ja Mirkot saab kasutada nii arvutis kui nutiseadmes ja samuti on neil äsja loodud ka mobiilirakendus, nii et saate raamatut lugeda ka oma mobiilis. Nii et see on nii paber, audio kui e-raamatu sissepääs Mirkole ja vaid paari klikiga te saate sealt leida omale sobiva raamatu nende virtuaalriiulis, mida te saate sirvida. Ja praegu on Mirkoga liitunud juba üle 60 raamatukogu ja see laieneb kogu aeg ja hetkel Mirko pakub lugemiseks vähemalt 2 miljonit teost. Ja seda teenust siis hooldab ja hoiab töös Eesti Rahvusraamatukogu Tallinnas. Nüüd mõned praktilised nõuanded, et kui te soovite ikkagi osta Eesti raamatu, siis tähendab päris paberraamatu, siis minu meelest, minu kogemuse järgi on soodsam osta korraga rohkem raamatuid või siis osta neid näiteks vanaraamatu e-poodidest, kus raamat on nagu ringluses, sest postipakiga välismaale saatmine on teatavasti väga kallis, aga kuna paki hind kujuneb kaalu järgi ja 10 raamatu pakk võib näiteks sel juhul maksta sama palju kui 1 või 2 paksu raamatu postipakk, nii et mina olen tihti teinud nii, et ma seda luksust luban endale nii kord kvartalis, et tellin kohe korraga 10-12 raamatut ja see tõesti läheb natuke üle 100 euro maksma ühe postipakina, kui sama palju oleks näiteks 2 raamatut. Hetkel kahjuks pean küll ütlema, et Eestis on peatatud USA-sse pakkide saatmine selle hirmsa tollitariifide segaduse tõttu, aga ma loodan, et see peatselt laheneb. Siis veel, kuidas ma olen neid kohvriga neid raamatuid tassinud siin üle 20 aasta USA-sse. Ma arvan, et mul on endal Floridas üks suuremaid eestikeelseid raamatukogusid, aga hea on teha raamatute vahetust, kas siis sotsiaalmeedia kaudu Eesti kogukondades, aga meil näiteks Kesk-Florida Eesti seltsis meil on kombeks, et me võtame igale kokkusaamisele kaasa kastitäie Eesti raamatuid, mida minul on kas omal loetud või topelt sattunud ja niimoodi kingime ja vahetame
oma raamatuid ja eriti soovitan seda sel puhul, kui lapsed on suuremaks kasvanud, et võite lahkesti oma laste raamatuid ju ka teistele lastele edasi pärandada või kinkida või müüa, kuidas keegi soovib, nii nagu me teeme välja kasvanud lasteriietega tihti. Ja ikkagi, et kuidas ma leian selle endale õige raamatu uudiskirjandusest, et minul muidugi on oma lemmikud kolleegid, kelle käest ma küsin ja pean kirjavahetust, kes soovitavad, aga väga head juhatajad on siiski kirjandusajakirjad ja ajaleht Sirp veebis tasuta, kus ilmuvad tutvustavad arvustused ja kirjandusajakirjad on küll tasulised, ka e-ajakirjadena Looming ja Vikerkaar ja Keel ja kirjandus, kus ilmuvad pidevalt väga head arvustused ja tihti ma juba arvustuse põhjal otsustan, kas see raamat mulle pakub huvi või mitte. Ja siis regulaarselt ilmuvad ju ajakirjanduses ja ka Rahvusraamatukogu kodulehel kirjaniku Karl-Martin Sinijärve ja Eesti Televisiooni kirjandusministri Mart Juure kirjandussoovitused. Neil on väga hea maitse ja suur lugemiskogemus, et nende soovitusi ma ka jälgin pidevalt ja võtan ka vahel kuulda. Ja siis viimane küsimus, mida tihti ka minult küsitakse, et kuidas üldse panna tänapäeva lapsed raamatuid lugema, kui nad on kogu aeg ninapidi nendes nutiseadmetes, aga nagu öeldud, raamat võib ka olla nutiseadmes. Et minu esimene soovitus ja tungiv soovitus on ettelugemine. Alustagem lugema väikelastele ette raamatuid nii varakult kui võimalik, isegi siis, kui nad veel ei räägi. Mina olevat ka lapsena veel polevat rääkinudki, aga käisin kogu aeg oma hoidjal järel ja ütlesin luttu, mis ei tähendanud mitte lutti, vaid tähendas, et juttu. Et ma tahtsin, et ta minuga räägiks või loeks mulle juttu, sest laste janu rääkimise ja lugemise ja ettelugemise järel on tohutu. Seda te ei suuda tegelikult kunagi täita, kui te sellele järele annate ja palun ärge lõpetage seda koos lugemist või ettelugemist ka mitte siis, kui nad juba oskavad ise lugeda, sest just ühislugemine, koos lugemine, võite ka lasta lapsel endale lugeda, on ülitähtis vaimne kogemus ja see lähedustunne, mis minuga on näiteks küll jäänud hinge eluks ajaks, see, kuidas me õega kahel pool isa istusime ja isa meile raamatuid ette luges. Nii et samuti, kui te ise loete raamatuid, kui laps näeb, et see on teie kodus väärtuslik tegevus, siis oskab ka laps seda hinnata. Kui teie nina on kogu aeg telefonis, aga mitte raamatus, siis ega laps ka seda ei hakka hindama. Ja väga oluline on selle loetu üle arutlemine, nende teemade ja probleemide üle, mis sellest loetust kerkivad. Tuleb kohe meelde, kuidas mina oma siin selle Ameerikas sündinud Ameerika peres kasvavale minu abikaasa tütrepojale, 7-aastasele olen alanud juba 3-aastaselt hakkasin talle eestikeelseid raamatuid ette lugema. Praegu loeme ingliskeelseid Eesti muinasjutte ja ta hindab neid väga, ta ütleb, et need on väga õudsed, creepy ja ta väga tahab nende üle arutleda, sest need on teistmoodi, see on teistsugune kultuur ja ta nagu tajub, et need raamatud, mida ta koolis loeb, on teistsugused kui need Eesti muinasjutud, et juba see 7-aastane laps oskab hinnata seda Eesti muinasjuttude maagilist ja sellist müstilist mõju. Ja muidugi te teate kindlasti, et lõpetuseks, et paljud teadusuuringud on veenvalt tõestanud, et just ilukirjanduse lugemine arendab inimese sõnavara, mõtlemisoskust, kujutlusvõimet, fantaasiat ja eriti empaatiat ja aktiviseerib aju. Erinevalt sellest, kui me oleme passiivsed vastuvõtjad ja vaatame neid videosid või pilte lõputult. Nii et lugegem rohkem ja lugegem lastele ette rohkem ja lugegem lastega koos rohkem, siis nad kindlasti saavad raamatu armastajateks, nii et elagu siis
hästi vana Eesti rahvas, Eesti vana raamat, 500 aastat teadaolevalt, võimalik, et veelgi vanem tulevikus ja maailma parim Eesti lugeja, see ei ole asjata kiitus, nagu ma numbrid teile lugesin, me oleme maailma parimad lugejad. Nii et minu poolt kõik ja hea meelega vastan küsimustele. Suur tänu.